täna peaks olema selline päev, kus tõenäoliselt on mõningaid asju mõistlik teha nii-öelda pea ees vette hüpates. Eriti siis, kui sa tunned seda enda kõhus, et see on see asi, mida sa tahad, sa suudad ja sul on vaja teha. Selliste hetkede puhul ongi võta see usaldus ja tee ja astu see samm ning vaata, mis sealt looma hakkab. Teisest küljest on peale seda, võib-olla seda usaldamise sammu väga oluline ka mõistus appi võtta ning hakata loogilisi järeldusi, loogilisi järgmisi samme tegema ja mitte jääda ainult kõhutunde peale nii-öelda liugu laskma, mis omakorda ei tähenda seda, et see kõhutunne hilisemal etapil mõtet oleks, vaid siis ongi selle tasakaalu leidmine või selle kõhutunde usaldamine, kuid siiski tegutsemine mingisugust plaani järgides. On küll hea tunnetega tegeleda ja kui sa ei jõua selle nii-öelda hullumeelse esimese sammu või universumi usaldamiseni, et seda esimest sammu teha, siis ei ole ka midagi halba või ei ole ka midagi katki, vaid siis sa teedki harjutusi enese usaldamise teel ning proovid seda kuulata kõhutunnet ja siis võib-olla mõni aeg hiljem tuleb see usaldus selle pea ees vette hüppamise suhtes ja see pea ees vette hüppamine ei ole otseses mõttes, et sa lähed suvalisse jõkke ja hüppad, vaid ongi pigem mingite tegevustega, mingite selliste tegevustega, mida sa oled mõelnud, et ma tahan seda teha, aga mul ei ole kas julgust või mul ei ole, kuidas öelda seda, mis teised arvavad sellest ülesaamise julgust. Aga siin ei ole midagi hullu, ongi tee see ära, vaata, mis juhtub ja kui ei tule päris selline välja, mida sa arvasid, et sealt tuleks, ka see on õppetund ning ka see tasub nii-öelda läbi mõelda, läbi analüüsida ning võtta järgmiseks korraks nii-öelda eelduseks, et eelmine kord tegin niimoodi ja sain sellise tulemuse, et kui ma nüüd muudaksin mingisugust nurka, et mis tulemuse ma siis saaksin. Ning selle järgi tegutsedes, tehes sammu ja analüüsides ja tehes sammu ja analüüsides jõuadki tulevikus täpselt sellesse kohta, kuhu sa pead saama ja jõudma. Nii et usalda sisetunnet ja usalda elu.